Tehisaru on eesti keele seletava sõnaraamatu sõnul modelleeritud ajuprotsessidest tulenev arvuti suutlikkus jäljendada inimese vaimset tegevust. Lihtsustatult on tehisaru masina intellekt, mis võimaldab arvutitel jäljendada inimese õppimist, mõtlemist ja loovust. Mõistet tehisaru tuntakse ka selle ingliskeelse lühendiga AI. Masinõpe on tehisaru valdkond, mis keskendub algoritmidele, mis võimaldavad arvutitel õppida andmetest mustreid ja teha ennustusi või otsuseid paranedes kogemuse kaudu. Lihtsalt öeldes, kui on olemas osad andmepunktid, saab masinõppega tõmmata nende vahele joone, mis ennustab, kus on ka järgmised andmepunktid. Süvaõpe on masinõppe haru, mis kasutab tehisnärvivõrke, millel on mitu kihti. Tavalisel masinõppel on justkui vaid üks. Tehisnärvivõrgu mudel on vägagi sarnane inimese ajule. Need võrgud suudavad tuvastada keerukaid seoseid ja mustreid suurtes andmekogudes, võimaldades näiteks piltide või kõne täpsemat analüüsi. Generatiivne AI on süvaõppe haru, mis kasutab keerukamaid mudeleid nagu transformeri mudelit, et luua uusi andmeid, nagu teksti, pilte, heli või muudki, põhinedes varasemalt õpitud andmetel. See võimaldab masinatel genereerida olemasoleva sarnast või täiesti uut sisu. Aga räägime nüüd sellest, kus saab tehisaru rakendada. Tehisaru abil saab lahendada inimkonna must 1000 probleemi. Ja üleüldiselt teeks tehisaru elu palju lihtsamaks. Tänapäeva tehnoloogiaga ei pruugi arstide õigel ajal ehk varajases faasis paljusid haigusi tuvastada. Londoni kuninglikus kolledžis õpetati tehisarul tuvastama haigusi kopsu röntgenite pealt. Ja tehisaru suutis ära tuvastada haigused sama täpsusega kui kvalifitseerunud arstidki. Tehisaru areneb väga kiiresti ning tipparstid koos arvutiteadlastega on kindlad selles, et juba lähimas tulevikus saab tehisaru tuvastada haigusi pea ideaalse täpsusega. Inimene ei ole osav liikleja. Iga aasta sureb liiklusõnnetustes 1,19 miljonit inimest. Suur osa õnnetusi toimub tegelikult sellepärast, et inimene ei oska õigel ajal reageerida, kui miski näiteks jookseb talle just auto ette. See siin on Hyundai auto ja Hyundai on arendanud maailma esimese isesõitva takso ja see takso teostas kokku ligi 130 000 sõitu ja mitte ükski neist ei ole lõppenud õnnetusega. Ka teised autokontsernid on arendamas oma isesõitvat autot. Teine suur probleem liikluses on ummikud. Inimesed kaotavad meeletult aega ummikutes. Näiteks keskmine Londoni elanik kaotab iga aasta 149 tundi istudes ummikutes. Tulevikus saaksid autod olla ühendatud ühes süsteemis, kus nad suhtleksid ka omavahel. Siis ei läheks isegi valgusfoore vajagi. Kuidas aga saame kõik meie osa saada tehisaru võimekusest? On loodud paljusid rakendusi, mis aitavad meie igapäevaelu lihtsustada. ChatGPT aitab infot otsida ja seda ka analüüsida. Sellega saab parandada kirjutisi, tõlkida tekste, luua arvutustabeleid, pilte, kujutisi, aga ka palju muud. Rääkides piltidest, siis ka Adobe Photoshopi kõige uuemas versioonis on nüüd lisatud pildi genereerimise funktsioon. Erinevalt ChatGPTist siin saab juba olemasolevale taustale midagi genereerida. Kui kahtled oma inglise keele kirjaoskuses, saad kasutada Grammarlyt. See on kirjutamisassistent, mis aitab kasutajatel reaalajas parandada õigekirja, selgust ja tooni oma kirjutistest. Veebilehel Speech Texter saab muuta kõne tekstiks. Seda nüüd saab teha ka eesti keeles. Kokadu AI veebilehel saab muuta videoid tekstiks. Pikki loenguid, lühikesi videosid, kõike saab muuta tekstiks.
Aga erinevaid tehisaru rakendusi saab ju ka kombineerida. Lased loenguvideo kokedust läbi ja pärast võid seda lükata ChatGPT-sse, et too teeks sellest pikast tekstist lühikese kokkuvõtte. Igal juhul on tehisarul tohutu potentsiaal. See lubab meil oma aega säästa nii õppides kui ka tööd tehes. Kuid ei tohiks lasta tehisarul asendada sinu enda aju. Ikkagi peaks töötama käsikäes, mõtlema ise ja vahepeal võiks kasutada ka tehisaru. Refereerides meie presidendi Alar Karise sõnu, ütleme, et peaks kartma just inimest, kes oskab õigesti tehisaru rakendada ja mitte tehisaru iseenesest.